Tants on liikumine. Antud ajahetkel antud ruumi osaga suhtlemine. Ja kui nii võtta, siis terve maailm kogu aeg tantsib ja liigub. Pole elunähtust ega teemat, mida ei saaks kehakeelega väljendada. Tants, see on see kõige hetkelisem kunstivorm, sest kui homme oleks veel üks kontsert, oleks see hoopis teistsugune. Need targad sõnad on kunagi öelnud armastatud tantsupedagoog Mait Tagu. Seega, armas publik, võtke sellest kontserdist kõik, mida võtta annab. Rahvatantsul on imelik komme inimesi siduda. Ja mis muudeks tantsust rahvatantsu kui rahvas, kellega tantsime. Rahvatants jõub kõiki, kes selle oma südamesse lubanud. See on meie tants, millele puhub elu sisse rahvas
meie inimesed. Inimestest, kellega koos peab tundide viisi ühise eesmärgi nimel töötama ja pastlad jalas saalipõrandat nühkima, saavad tahes tahtmata ühel hetkel rohkemat kui lihtsalt inimesed. Neist saavad sõbrad, minu pere. Üle kõige armastan ma, kui tants hakkab juba enam-vähem selgeks saama ning lõpuks jääb aega ka üksteisele päriselt otsa vaadata ja naeratada. Kui enne tühja pilguga vastu tulnud kaaslane su laia naeratust näeb ning tal endal ka silmad särama löövad ja naeratus näole valgub. See teeb sees nii mõnusalt soojaks ja annab hoopis uue energia, et edasi tantsida.
maailmas veel nii palju maid ja saari. Üle ääretu veetud, kui sõuad ja lähed, mul näitavad teed on asjad tähed. Valtermann see näis küüsi, juhmaini, juhmaina, mille kaarikas ta müüsi, juhmaini ja ja. Siis mastides aina ostad seesama tiis. Valtermann see näis küüsi, juhmaini, juhmaina, mille kaarikas ta müüsi, juhmaini ja ja. Valtermann see näis küüsi, juhmaini, juhmaina, mille kaarikas ta müüsi, juhmaini ja ja.
kogemus, mille läbi tasapisi õpitakse nii enda keha kui ka mõistust paremini tunnetama. Tõeliselt hästi saab tantsida vaid siis, kui üleliigne mõte välja lülitada ja proovida vabalt hetke nautida. Enne esinemist arutan endamisi, kui palju täpsustusi või pisikesi mõttekesi mahub tantsija pähe, enne kui tantsusammud hakkavad vussi minema. Kindlasti areneb see oskus ajaga, kuid võin tunda end õnnelikuna, et vähemalt mina olen sattunud rühmakaaslaste sekka, kelle puhul siiralt usun, et nad keskenduvad enda liikumisele just täpselt sama pingsalt kui mina enda omale, ega jõua teiste pisikesi äpardusi märgatagi. Kuigi rahvatants on olemuselt tiimitöö, tundub vahel, justkui oleksin laval täiesti üksi. Publiku silmad võivad mu ees küll väreleda, aga kellegi pilku ma ei märka. Tundub, nagu tantsiksin kõige suurema naeratusega, unustades ees laiuva rahva, hoolides vaid siirast tantsimise rõõmust, mis süttib aeg-ajalt igas ühes, kui nad ajaviiteks üksi muusikat kuulavad ja toas on piisavalt hämar, et aknad neile tantsuks peegelsaali loovad.
edastud lainetesse, mis sealt merest tõusenesse tõusis kullatammekene. Võtsin tamme, viisin tamme isa õue, istutsin isa ilule, istutsin isa ilule, tamm ei kastnud, tamm ei jõudnud. Võtsin tamme, viisin tamme ema õue, istutsin ema ilule. Tamm ei kastnud, tamm ei jõudnud, tamm ei kastnud, tamm ei jõudnud. Alguses oli tants minu jaoks paus maailmast ja kiirest elust. Nüüd on sellest saanud minu maailm. Minu maailm laieneb iga uue trenni ja tantsu käigus. Iga uus sõber, kellega kohtun, iga uus võimalus sellel rajal annab minu maailmale nii palju juurde. Tantsimine on nagu kuu taevas. Isegi kui päike on väljas või kui pilved on ees, on kuu alati seal olemas. Ma armastan tantsida, sest siis tunnegi ennast kui kuu peal. Saan vaadata tagasi oma teekonnale ja ka jätkata sellel tantsimist.
Tukkas tulevale raasai, tukkas tulevale raase, enneaegne armastus ei ole muud kui kurvastus. Ai tukkas tulevale raasai, tukkas tulevale raase, enneaegne armastus ei ole muud kui kurvastus. Teda vihaga
vahetasin varsaga ja vana kõrviruunaga, seal vahetasin varsaga ja vana kõrviruunaga. Tukas, tukas, tulevale rasse, tukas, tukas, tulevale rasse, enneaegne armastus ei ole muud kui kurvastus. Tukas, tukas, tulevale rasse, tukas, tukas, tulevale rasse, enneaegne armastus ei ole muud kui kurvastus. See varss oli ilma saabata ja ruun oli ühe silmaga, see varss oli ilma saabata ja ruun oli ühe silmaga. Nüüd poisid teie kuulete, kui oodavad te olete, nüüd poisid teie kuulete, kui oodavad te olete. Vean sinu kleidi sisse, mässitama tahaks ja mängida, et kätte jõudnud on öö. Siis tantsime kõik ära ja nii algab laiad leidid maanid. Tulge, viime tantsima kõik ära ja nii tuli siis kõrgelt taevalaine tõuseb päike. Ja sinu kampsun ilma loendad karvad ütte, nii veini koht me nurgame teineteist. Ja siis tantsime kõik ära ja nii algab laiad leidid maanid. Tulge, viime tantsima kõik ära ja nii tuli siis kõrgelt taevalaine tõuseb päike. Siis tantsime kõik ära ja nii algab laiad leidid maanid. Tantsumaailma sukeldudes ei või iial teada, kuhu jõuan. Võib juhtuda,
et süda hakkab nii tugevalt rahvatantsu taktis lööma, et hiljem pühendad kogu oma elu sellele. Tantsupedagoog Ilma Adamson usub, et meis kõigis võib olla meile omane talent. Ent tants muutub kunstiks alles siis, kui tantsija teab nii loomingu ajalugu, teooriat kui ka treenib ennast salgavalt. Tihti arvatakse, et rahvatants on ainult 65+ pastlasahistajate pärusmaa. Kuid tants. Isegi rahvatants peab olema õhuline ja kerge, vaatamata tantsija vanusel. Seda saab saavutada üksnes järjekindla treeninguga. Ilus ja kvaliteetne rahvatants hõlmab endas tantsuajaloo tundmist, kogu keha tunnetust ja anatoomiat ning muusika tunnetamist läbi inimkeha. Tants annab tiivad, see on tervis ja elamisväärne elu. Tants kannab kaugelle.
tervist! Tere, armas publik! Ma olen nii õnnelikud, et teil on siin nii palju tulnud. Suur aitäh teile! Tehke üks suur aplaus iseendale! Meil on olnud siin kuude pikkused harjutamised, et see kontsert kõik kokku tuleks. Ja see poleks võimalik tänu paarile inimesele, me sooviks öelda paar tänusõna. Me sooviksime tänada tehnikatiivi, kes tegid selle imelise valguse ja panid meile muusikat. Suur aplaus neile! Suur aitäh meie filmijatele ja pildistajatele Hanna-Maria, Katliin ja Leela.
samuti oli meil imeline plakatikujundus ja selle tegi meie Stella siin. Ja samuti olid meil väga ilusad vahetekstid. Tahaksime väga tänada Ilma Adamsoni, kes kirjutas vaheteksti, Helena ja Allan Jakobi ja kõik tantsijad, kes kirjutasid, mis on nende jaoks tants ja mis neile meeldib selle juures. Et suur aitäh! Aga tänased õhtutähed olid siiski meie tantsijad. Ehk siis ma ütlen teie kõigi nimel ja siis te võite lepitada. Kõigepealt esimene klass. Siis oli teise klassi. Kolmanda kuni viienda klassi. See on tantsutahe. Ülilindude neidude rühm. Ja kõik meie üllatuskülalised. Aitäh teile. Nii, ja on veel väga tähtsaid inimesi, keda me peame tänama. Nendeks on meie treenerid. Ehk siis palun Tiiu, Helis ja Raimo, tulge siia. Ja tegelikult on veel kaks väga olulist inimest tänamata jäänud. Need on inimesed, kes on väga tohutu suure töö ära teinud, kogu selle asja siin kokku pannud. Aitäh teile, kallid Johanna ja Anna-Liis, palun tulge siia. Teeme suure aplausi. Nii. Mul on väga suur rõõm täna siin niimoodi seista, et ma ei seisa siin sugugi mitte üksi korralduse mõttes just. Et iga õpetaja suur unistus on ju see, et tema õpilased oleksid temast ilusamad, paremad, targemad, edukamad, andekamad ja nii edasi. Ja ma arvan, et tänasega Johanna ja Anna-Liis astusid väga suure sammu sinna lähemale, et jõuda veelgi kaugemale. Ma pean väga kiiresti teilt teist ära jooksma, et mul teile midagi pakkuda oleks. Aga tegelikult mul on teile midagi pakkuda natukene. Siin kotikese sees on kummaski üks raamat. Need on erinevad raamatud. Üks räägib loodusest, teine räägib tantsuõpetamisest. Ja ma arvan, et saatus juhatab, kes kumma saab ja jagage siis sõbralikult, kui tahate üksteisele seda laenutada. Aga ma usun, et need on teile inspiratsiooniks. Ja siin on väiksed mõtteterad siis ka teile sisse pandud. Suur aitäh teile, tüdrukud! Ja kõige lõpetuseks, armas tantsija. Siin ühes vahetekstis olid sõnad, et tantsust on saanud minu maailm.
mulle tundub, et teie silmi siin täna vaadates väga paljude teie jaoks on ka tantsust saanud see uus maailm, kus elada. Ja mul on suur au, et te olete lubanud mul olla teile sellel maailma avastamisel teejuhiks. Aga ilma teieta seda kontserti ei oleks sündinud, nii et teeme ühe suure aplausi meie armsatele tantsijatele. Ja viimane asi veel tõesti. Ma püüan seda alati meeles pidada ja ma ei ole ka seekord unustanud, et armas publik, armsad meie perekond, sõbrad, emad, isad, vennad, õed, vanaemad, vanaisad. Aitäh, et te võimaldate meil tegeleda sellega, mida te siin täna nägite, sest ilma teie toeta samamoodi sellised asjad ei saaks toimuda. Tantsijad, teeme meie armsatele inimestele ühe suure kummarduse. Ja. Nii, aga sellega on meie kontsert nüüd ametlikult lõppenud. Väike teadaanne veel, et natukene sätime veel, aga kohe-kohe, kui te siit saalist olete väljunud, siis võite vaikselt hakata liikuma ka teatriklassi poole. Seal on väiksed snäkid, väiksed joogid ja saate seal omavahel muljetada ja tule ka meiega rääkima, me hea meelega kuulame tagasi, et aitäh ja ilusat õhtut!